Üleskäik. Tere kallid rallisõbrad. On läinud 2 nädalat mööda Rally Estoniast ja oleme juba oma juttudega Türgis. Türgi ralli testikatse on juba sõidetud. Täna õhtul ootavad ees 2 väga otsustavat katset mõnes mõttes ralli mõttes, sest just nende katsete järjestuse põhjal starditakse homme pööratud järjestuses. Aga selleni jõuame võib-olla. Tänane ekspert ja kogu selle nädalavahetuse stuudioekspert on meil Roland Poom. Tere sulle, Roland. Tervitus. Oled sa Rally Estoniast nüüd lõplikult taastunud sellest rattast maha saanud, et oli päris pingelised päevad? Jah, niivõrd kuivõrd selles mõttes, et Estoniat kindlasti oli lihtne mul sõita. Ma arvan, et isegi üks kõige raskemaid rallisi minu jaoks oli sõita, kuna lihtsalt ütleme mentaalselt, kui teisel katsel oli ref läinud juba ja kaotusminuteid oli ikka päris palju, siis ma arvan, et see oli üks pikimaid päev üldse, mis ma oma karjääri jooksul sõitnud olen, see laupäevane päev seal, et seda läbi sõita ja motivatsiooni kuskilt leida oli päris keeruline. Jah. Kui ütleme, ref läheb viimasel katsel, on oluliselt lihtsam seda pikka päeva läbida, kui see kohe alguses läheb. Ja motivatsiooni puudus oli kindlasti olemas. Aga mis sa sellelt rallilt ikkagi positiivselt kaasa võtsid? Ärme see negatiivsesse lasku. Ja absoluutselt. Positiivset on võtta kaasa küll, mitte nüüd ralli ajal ma seda kahjuks leida ei suutnud, aga tagantjärgi analüüsides kindlasti seda oli. Et võtsime lahti videod ajad ja spliti ajad, et ilmselgelt oli meil päris palju probleeme seal ja kiiretes lõikudes oli kaotus väga suur. See oli ilmselgelt väga paljude asjade kokkulangevus, alustades uuest autost jälle, uus kaardilugeja, nagu ma enne mainisin, refi purunemine teisel katsel kohe ja siis nendes kiiretes osades uskuda ja loota, et see auto seal tee peal püsib, et kindlasti ühtegi riski seal võtma ei hakanud enam, kui juba kaotus oli mega suur. Et sealt tuli suur kaotus, aga positiivne osa oli tehnilisemad lõigud, kus me kindlasti püsisime splittidega osadel kohtadel top 3, osadel splittides olime kõige kiiremad terviseautod. Et see on kindlasti positiivne, mida saab kaasa võtta. Et Rally Estonia kindlasti oli kõikide sõitjate jaoks. Samamoodi, kui me võtame ka WRC sõitjatest, võtame WRC autoga sõitjat, näiteks Gus Greensmithi, kes kaotas ikka meeletult seal kogu aeg, et absoluutselt ei saa maha kanda. Et peale sellist pausi tulla sellisele rallile, nii kiirele rallile ja saada legend paika, et Rally Estonial on mega raske või Eesti teedel on raske legendi paika saada esiteks, nii et üldse ei kannaks kedagi maha, kes seal kiiritusoludes hakkama ei saanud kohe. Nii et positiivselt jah, nii palju, et analüüsi järgi tehtud analüüs oli okei. Mitu päeva pärast rallit sinu töö veel edasi läks, ütlesid see analüüsitöö, et mul isiklikult võttis ikka korralikult, ütleme, pool nädalat aega, et sellest rattast maha saada, et argiellu nagu tavalisse tagasi minna, aga palju rallisõitjatel? Ega selles mõttes tegelikult see jätkub siiamaani, et isiklikult ma soovisin paar päeva puhata sellest ja siis võtsime asjad ette, et kindlasti selline 3-4 päeva videotööd ja mõtlemist, mis teha sai ja tegelikult ei ole mul see protsess läbi, et nüüd ma võtan oma legendi ette ja üritan siis võrrelda seda varasemate legendidega, et mis põhjusel me selle minu jaoks oli legend aeglaseks kirjutatud, et mis põhjusel see juhtus ja nii edasi, et iga katse tuleb ka legendiga läbi käia nüüd. Et legendi märk meid ära ei viska, nagu siin mõni mees? Ära ei viska, aga tõenäosus, et neid järgmine aasta kasutada ei ole väga suur. Selge. Räägime Türgi rallist. Tuleme tegelikult hoopis teistsuguste olude juurde. Me naljatades Sander Pärnaga Rally Estonia podcasti lõpus ütlesime, et võib-olla päris hea ettevalmistus Türgiks, vaadates, kuidas need rööpad sinna sisse tulid, aga tegelikult olles näinud neid pilte testikatselt Türgi rallilt, siis ikkagi hoopis teine pinnas ja ütleme nii, et tuleb huvitav väljakutse.
absoluutselt, kindlasti tuleb ja ma arvan, et ütleme sellist, kuna rööpasse läheb seal kõvasti, et siit Eesti rallilt sai seda rööpassõitu, ma arvan, päris kõvasti juba harjutada, et Suuninen ka ütles, et enesekindlus on päris kõrge. Et Eesti, et õnneks 2 nädalat on möödas põhimõtteliselt ainult ja sealt on võtta kindlasti kaasa midagi ka Türki. No M-spordist alustasid, siis ega M-sport ju rohkem testinud ei ole, et ainus test, mis nemad on teinud, on need koroonatestid lennujaamades, et nende jaoks see Rally Estonia viimane päev vast oligi Türgi ralli test. No niivõrd kuivõrd kindlasti jah, et neil ju testipäeva ei olnud ja õnneks on see vahe niivõrd lühike, et selles mõttes kindlasti käsi on soe veel. Olgu ei saanud testida antud oludes Türgis või kus selles mõttes sarnastes oludes. Autotesti pole, tähendab seadet ei ole saanud siis ideaalsetes oludes paika, aga meestel on kindlasti käsi soe, et selle taha nüüd asi ei jää, et ma usun, et M-spordile need olud ja nüüd otse Estonialt tulles on kindlasti lihtsam. No Esa-Pekka Lappi ütles siin vist eile või üleeile pressikonverentsil, et Türgi ralli on selline, kus mees ise saab ka midagi teha, viidates siis ilmselt Rally Estonia väga kiiretele teedele, kus nende autol polnud tõesti midagi teha. Jah, seda kindlasti, et seal on juba muud asjad tulevad mängu ja samamoodi mida aeglasem ralli selles mõttes on ja mida tehnilisem, et seda rohkem on vaja nii-öelda mehe oskusi käiku panna, kui nii võib öelda. Et mitte ma ei alaväärista nüüd kiireid rallis üldse, aga sellist tehnilist sõitu, täpselt joones püsimist, kiiretel rallidel, selles mõttes vajutad gaasi põhja lähed, on ju, nii-öelda lihtsalt öeldes. Aeglased rallid kindlasti on, tehnilised rallid on sõitjale selles mõttes keerulisem, et sa pead sõitma. Et kiirel rallil on need muud asjad, mille taha see asi võib jääda, nagu ongi legend aeglaseks kirjutatud legend või lihtsalt enesekindluse puudus ja siis enam midagi ei tule. Aeglasel rallil sellist asja ei ole nagu enesekindluse puudus tavaliselt. Mida sina sellest M-spordi saagast, M-spordi raskest olukorrast arvad? No, see, et mehed siin Rally Estonial pildis ei olnud, ei tähenda, et nendest vähe pealkirju on vorbitud viimastel päevadel, et sisemised intriigid, miljonär kurjustab sõitjatega, et nad pead norgu lasid, soomlased räägivad, et ikka sõitjate koosolekul ja tiimi koosolekul sai ikka suud puhtaks korralikult räägitud. Mis kogu sellest asjast arvate? On lihtsalt kogu see koroona lihtsalt saanud saatuslikuks või ikkagi see, et tiimil ei ole teha see tuge taga? No ma arvan praegu nagu paljudel teistelgi teemadel, et koroona taha on hea pugeda. Aga kindlasti on ju meeskonnas selles mõttes rahalised probleemid, et teha see tiimidega konkureerida on keeruline. Ja alustamegi juba testist, et kui nad tulid täiesti külmalt ilma testita Estoniale peale põhimõtteliselt poolaasast pausi, et nad teadsid ise juba enne rallit, et sealt ei ole midagi oodata ja nad kindlasti ise ütlesid ka meedias seda, et neilt ei ole mõtet midagi oodata. Et rallil nüüd pead selle pärast norgu lasta, kui nad teadsid oma olukorda. Selles mõttes ei ole pointi. Kõik M-spordi sõitjad väljendasid oma arvamust enne rallit, et olukord on keeruline ja põhimõtteliselt on see ralli lihtsalt läbi sõitmiseks. Nii et jah, ma ei näe nagu suurt põhjust, mis põhjusel seal oli vaja nii-öelda pead norgu lasta, kui kõik oma olukorda teadsid. Millise strateegiaga üldse iga mees võiks Türgi rallile vastu minna? No kiire sõit oleme ajaloost näinud, ei too siin edu. Aeglane sõit ei pruugi ka tuua, sest sa ei tea, mis seal tee peal juhtub, mis seal tee peal on, mis kivi siin, mis kivi seal. Et kui sina läheksid praegu starti, siis mis sinu meelestatus oleks? Mäletan 2018 äkki, kui juunior WRC etapp oli seal, siis kui ma õigesti mäletan, peale esimese päeva esimest ringi Ken Tarn kaotas umbes minut 1,5 klassi võitjale. Järgmisel ringil ta juhtis rallit. Et
see klass on muidugi, kus tuli rohkem autot hoida. WRC autoga kindlasti seal keegi nagu autot üleli hoidma ei lähe. Selles ma olen kindel, et WRC auto on piisavalt tugev, et sealt läbi tulla. Küsimus on rehvi purunemistes, mis võivad hakata saatuslikuks saama. Aga jällegi see on ralli, kus kõigil kindlasti võib seda juhtuda, et üks rehvi purunemine tõenäoliselt ei pruugi ralli lõpptulemuses midagi muuta, et seal on ka kindlasti teisi, kellel hakkab juhtuma ajaloost järgi vaadates on, ma arvan, Türgi ralli, kus juhtub kõige rohkem alati. Et strateegia on lihtne, tuleb minna ja sõita. Hooga. Ja vaadata, mis juhtub. Absoluutselt, ma arvan, et sellist asja ei saa teha, et lähed ja rahulikult hakkad kuskilt otsast minema, et siis on juba võib-olla ka ralli läinud, et tuleb minna tegema täpselt seda, mida sa iga kord rallil teed. No väga värvikalt kirjeldab võib-olla seda Türgi ralli olemust see üks seen Ott Tänaku filmis, kus vanaema vaatab Delfi otsevlogi ja seal varutab, kes mis rehvidega läksid ja Ott oli 9. kohal. Ma ei mäleta, kas oli esimene või teine päev. Küll ta jõuab. Ta võttis kõvad rehvid ja Ott võitiski selle ralli ära. Just. Ei, nii on, et me oleme näinud varasematest aastatest üllatusi sellel rallil. Kindlasti näeme see aasta ka neid üllatusi, et nagu Oti näitel, et 9. kohalt ralli võita, seal ei ole mingisugune ulmeline idee, et seal kindlasti hakkab üllatusi tulema. Aga vaatame võib-olla, mille põhjalt võib-olla mingeid ennustusi teha sellele rallile. Hakkame äkki testikatses pihta, et äsja on testikatse lõppenud. Kui nüüd võtta lahti EWRC results, siis mingi imelik anomaalia paistab siit, et keegi Johnstoni nimeline on seda katset läinud juhtima. Aga tegelikult WRC arvestuses ikkagi Neville on sõitnud põhjad 3.23,4 ja Ott Tänak teine 3.24,6. Rovanpera alustas 2 väga kiire läbimisega, aga siis 3. katsel on kuidagi hoogu maha võetud. Ei tea, kas siin on rehvi purunemine juba või lihtsalt võttis selle 3. läbimise rahulikumalt ja võib-olla katsetes seal mõnda teatud kohta ainult. Et mis sa arvad, siin on 3 mehel ajad üle 4, et kuidas sellele testikatsele on lähenud? Kõigepealt Sean Johnstoni aeg kindlasti ilmselt on 4.09 hoopis, mitte 3.09. Ja, ma tundub aegasi vaadates, et teisel ringil on Neville'il ja Greensmithil mõlemil olnud mingisugune error, et lõhnab jah ka rehvi purunemise järgi, et samamoodi nagu oli esimesel ringil näha, kes meil esimesel ringil rehv katki läks. Tiidemannil tuli maha, jah. Tiidemannil, et shakedownil juba näha rehvi purunemisi. Esimest ringi Greensmith alustas ülihästi, et 3. aeg, kui ma ei eksi oli. Ja tempo väga okei. Kindlasti annab palju enesekindlust. Samamoodi Suninen tegelikult, ma arvan, tuli päris okeilt. Ma hindan siis M-spordi mehi praegu. Lappi võib-olla natukene selles mõttes, et on küsitav, et ta pole nagu nende 4 ringi peale väga palju aega parandanud. Aga eks siin on kindlasti see esinelik on, kes hakkavad kõvasti suruma nagu ikka igal rallil. Aga tuleb üllatusi ka, ma arvan, et meil on ju Sebastian Loeb ka siin stardis, kes alati põhimõtteliselt suudab üllatada. Kui tal on mingid probleemid, siis pühapäeval ta ikka tuleb ja ta näitab, kes ta on. No Greensmith ütlesid, et esimene läbimine vasta andis enesekindlust, aga mis sa arvad, kuidas see nüüd 3. läbimine, kus ta lõpetas kraavis otsapidi, kuidas see ta enesekindlusele mõjub? No tundus, et auto katki ei ole, et vajus vast välja kuskile kraavi äärde, et loodame, et nii on. Vast ei ole hullu, et ma arvan, et suurem see motivaator on see esimese ringi aeg, et ta teab, et ta suudab kiiresti sõita siin. Kes on selle ralli sinu jaoks favoriit? Ogier juhib 13 punktiga Oti ees ja Elfin Evansiga on vahe 9 punkti, et kas Ogier peab selle ralli võitma? Ma arvan, et ei pea. Ja ma arvan, et mina isiklikult ei panustaks võitu temale. Ta on piisavalt tark sõita.
et sellised rallid koguda lihtsalt võimalikult palju punkte. Kui kõik läheb tema selle nii-öelda sõidustiili ja taktikaga kokku, siis ta võidab selle. Kui on teistel õnne, siis on teised selle eespool kindlasti, et pigem vaataks ka seda, et kes on seda rallit varem võitnud, Ott teab, kus seda rallit väga hästi võita, kus kiiresti sõita ja kus tagasi hoida. Aga ma arvan, et väga näljane on võidu järgi Kalle Rovanperaga. Et saada lõpuks esimene võit kätte. Just, et mitte lõpuks, vaid ikkagi oma karjääri väga alguses. Esimene WRC võit kätte, et Estonialt kindlasti jäi mõru maik tal suhu, teine koht ära läks, aga ma arvan, et ta on kindlasti väga näljane selle võidu üle ja esimene ring oli näha ka, et Oog oli väga, väga hea kohe. Aga ma arvan, et ikkagi see top 4 seal hakkavad väga tuleb tihe võistlus ja üllatajateks Rovanpera, miks mitte Sunninen ja ma lööbi ise nagu ei paigutaks kohe sinna ette, aga kindlasti häid katsaja, kui ta võib sõita. Ja nagu ma enne ütlesin, et ta on see pühapäeval sõitja, et kui seadistus ei ole hea ja ta pole ju peale Montet sõitnud ka. Et ta reede-laupäev üritab paika seda autot saada ja pühapäeval näitab oma kiirust. No, lööb samuti teab, kuidas rallit võita aastal 2004, 2005 ja 2010 ta seda tegi. Ogier on võitnud 2019, 2019 ainult ongi. Et aga Thierry Neuville 5. kohal 42 punkti, Ogier esimesena 79 punkti. No Neuville ise ütleb, et 90 punkti on veel põhimõtteliselt lauas, aga siin väga küll sahistatakse, et kas, ja küsitakse, et kas Neuville hakkab nüüd siis Tänakut abistama 3 etappi enne lõppu. Ma ei usu sellesse. Seal ikkagi on, ma arvan, et seal on samamoodi, et ikkagi mehe vastu võiks väljas olla, nagu see oli Toyotas. Seda vaadatakse kindlasti pühapäevasel ringil, et mis olukord on ja kas on pointi abistada, et seal mingid rutakaid otsuseid kindlasti ei tehta. Neuville'i nii-öelda meistritiitli lootustes, need on selles mõttes veidi keeruliseks läinud tal. Montet alustas väga hästi võiduga, aga järgmise 3 ralliga 4 punkti keskmiselt etapi kohta ei anna väga palju lootust. Aga samas, kui 3 viga või 3 sellist kehva rallit on järjestalt, et nüüd siis kindlasti tal ka tahtmine ja suur nälg, võidunälg on olemas, et sealt võib ka ma arvan oodata midagi. No kui rääkida ikkagi, et pühapäeva hommikul on seis selline, et peab kuidagi abistama, siis mis need võimalikud abistamise meetodid seal Türgis üldse nagu on? Et see, arvestades, et see on ikkagi väga ettearvamatu seal konkurentidel punkte vähemaks võtta, et kuidas see reaalselt käib? No selles mõttes 2 varianti, et kui sul on kindel nii-öelda esisõita, kes peab olema teistest meeskonnasõitjatest eespool, siis vajadusel need nii-öelda oletame, et kui Otti soovitakse ees hoida, siis teised lihtsalt kas ajatrahvidega või muud moodi lükatakse sinna taha. Sellist hierarhiat mulle tundnud seal tiimis ei ole, seal on võrdsed sõitjad kõik, nii et seda vast ei ole oodata. Aga kui on vaja nii-öelda jälitatavalt sõitjatelt, teistelt meeskonnasõitjatelt, siis punkti eest ära võtta, et kui sinna vahele nii-öelda sobitada, suruda kuidagi lõpptulemusse, siis seda võib kindlasti juhtuda, et kes meil seal ees on, et nii-öelda Ogieri vahele sokutada kedagi, et Ogieri siis tahapoole saada ja neid variante selles mõttes on, kuidas, mis seal pühapäeval võib tulema hakata, aga see on ka selline rutakas jutt, et mulle pigem tundub, et täna see ei ole väga populaarne enam. Pigem oli see selline aasta 2 tagasi, kui seda hakati kasutama kohati pühapäevastel päevadel, et siis ka reegli muudatused võeti vastavad ette, et seda väga ei tehtaks. Nii et vaatame. Ise väga ei usu, et sellist taktikat mängitakse. Pigem on ikka iga mees oma eest väljas. Kui vaadata, kes kihlveokontorite arvates võiks üldvõidule üldse nüüd siin 3 järelenenud etappi, võib-olla 4, me ei tea, võiksid konkureerida, siis ärme neid kihlveoportaale nimepidi nimeta, aga üks Eesti
portaal arvab, et selleks võiks olla Ott koefitsiendiga 2,00 ja Ogier 2,37. No mina arvan, et selle taga on lihtsalt see, et eestlaste pime usk Otti, et kuna Eesti portaaliga tegu on, siis ma arvan, välismaa portaalist leiaks vähe teistsuguseid koefitsiente. Ma arvan sama, et eks ikka eestlane ju usub eestlasesse ja selline koefitsient tundub loogiline kui eestlaste portaal. Aga jah, ma arvan, et see on kõige keerulisem ralli, kus teha mingisugust ennustust üldse, kes võiks nii-öelda top 3 lõpetada. Ma räägin, mul mingil põhjusel on mingi usk M-sporti sellel rallil. Sõltumata sellest, et nad pole testida saanud. Just, et Suninen näitas ka Mehhikos, et ta sai väga hästi seal hakkama ja mingil põhjusel ma arvan, et nii-öelda suur soov või ma ei tea, on vaja näidata seal, et Suninenil eriti, et tegelikult tal ei ole nagu need nii-öelda eelmine hooaeg ei tulnud ka eriti hästi välja, et kui 3 rallit on järgi, tal on vaja ka kindlasti näidata, et tegelikult see rivi on, kõigil on vaja näidatana, et see ei ole üldse seal keeruline on öelda, kes tuleb ja paneb, et kellel lihtsalt rohkem motivatsiooni, kellel suurem võidunelg, kes tahab näidata, tegelikult kõik tahavad ju võita, et ülikeeruline. Kui ongi kiire ralli, on meil teada, et kes seal ees on, Ott ilmselgelt on kiirete rallide valitseja. Aga sellisel aeglasel rallil on täiesti pime maa ja tegelikult see teebki WRC sarja lahedaks, et seal võib vabalt olla 6 venda, kes võivad seda rallit võita. No siin on räägitud, et Toyota on tulnud lähemale aeglastele rallidele Hyundai'le ja Hyundai läinud lähemale Toyotale kiirete rallidel, nagu me siin Ott Tänaku esituses Rally Estonial nägime. Palju need jutud ja need nii-öelda oletused võivad siin Türgi ralli eel üldse rolli mängida? Jälle keeruline selles mõttes, et minust eelmine aasta ka Toyota nii-öelda meedias siis rääkis kõvasti, et nende auto on hullult palju parem nüüd aeglastel rallidel ja lõppkokkuvõttes oli tulemus see sama, et ei olta midagi tegelikult. Hyundai'l on selgelt näha ja ma võtaks kõige autentsema kommentaarina Priini juttu, mis Rally Estonial oli, et kui hea see seal oli ka tehnilistes osades ja kiiretes osades, et Toyota kohta ma räägin, ma ei oska öelda enne, kui ei näe selles mõttes, et nad on varasemalt palju rääkinud, et auto on jube hea ja pole tegelikult midagi näha olnud, et ta nüüd parem oleks kui eelmisel aastal samal rallil, et vaatame, kindlasti on tööd tehtud, üldse ei alahinda, tööd on kõvasti tehtud kindlasti selle aja jooksul, aga kes kus nüüd paremaks on saadud, eks seda ralli näitab. Mis arvad Toyotade 3. läbimisest? On nad kõik need 3 Rovanpera, Evans, Ogier tõesti refi puruks löönud või ikkagi mingit teist mängu mängivad seal? Jah, seal võib olla refi teema. Kindlasti mängus samas 3 tükki järjest paneb kahtlema, et 3 Toyotat tõenäoliselt ma ütleks, et see on lihtsalt läbi sõidetud, kuna 3 läbimist on kohustuslik. Et kuna need on kõik 3 Toyotat, järelikult võeti lihtsalt tiimi poolt siuke otsus. Jah, et see 3. läbimine lihtsalt sõidetakse vaikselt läbi, et autot hoida reffe. Reffid on piiratud, et tõenäoliselt on see otsus. Et see tõenäoliselt me seetõttu ka eriti 4. läbimisi ja 5. läbimisi ei näe? Väga ei tahaks uskuda, et Toyotade poolt seda pilti vaadates ma ei usu, et ükski Toyota tuleb 4. ringile. Teiste puhul ei oska öelda, et nagu näeme Lappi on 4. ringi ära teinud ja võib-olla tuleb ka siis M-spordilt Suninen ja Greensmithil, kui auto terveks saavad veel teha ringi või peavad minema parandama, seda ole näha. Aga väga ei usu, et siin 4. ringile minnakse. No õigeks ralliks läheb tegelikult üsna varsti või paari tunni pärast. Türgi ralli sel aastal selle mõttes huvitav, et kohe õhtul sõidetakse 2 üsnagi korraliku pikkusega katset, 13,9 ja 11,3. Ma ei hakka neid katsete nimesid siin hääldama. Aga mis teeb selle asja eriti huvitavaks, et see
need kiiruskatsed panevad paika ka tegelikult laupäeva hommikuse stardijärjestuse. Kui palju see võistluse käiku või tänast päeva võib mõjutada? Jah, see on päris põnev tegelikult, et me ei näe tegelikult väga sellist asja ju WRC kalendris, et esimese 2 katse järgi pannakse järgmise päeva startlist, et kindlasti tagasi ei saa enam seal hoidma minna, seal tuleb sõitma minna kohe. Hullult huvitavaks teeb see asi. Ma ei oska öelda, kuidas ilm seal on. Mõned päevad tagasi lubas ka vihma seal, et kuidas tänaseks ilmateade lubab, aga... Praegu oli küll väga tolmas. Ja, väga tolmab. No, ju siis see ilmateade on muutunud tõenäoliselt. Et ilmselgelt peab minema esimesel 2 katsel juba sõitma kiiresti. Mitte, et nad seda muidu ei teeks, aga seekord on selline stardipinge võib-olla sedavõrd siis lihtsalt veidi suurem. No, kiire pilguheit ilmateatesse ütleb, et vihma ei paista. Lauspäike ja 30-kraadised kuumused. Siis on, tõenäosus on see, et tuleb... Ei taha keegi seal esimene olla. Keegi ei taha ees olla, jah. Väga lihtne. Et, mis tähendab, et päev tuleb lõpetada kõige kiiremini. Väga lihtne ja loogiline seletus sellele. Ega seal ei ole selles mõttes hullu, et ma arvan, et sealt alates 5. on juba täitsa okei. Esimestel on kindlasti keeruline. Aga iga autoga igal juhul ta läheb paremaks seal WRC autode osas. No Ogier võttis väga tabavalt need esimese 2 katse tähtsuse kokku, et sellel on juba punktikatse hõng, et kui sa juba 10 sekundit seal kaotad, siis ikkagi laupäeval puhastad teed. Jah, selles mõttes küll ja tegelikult ongi äge, et need on arvestatava pikkusega katsed, et tegelikult me ju reedeti sellist asja pole varem, tähendab ralli esimesel päeval, siis pole sellist asja näinud. Et, võib-olla Monte Carlos tuleb just Monte Carlo on näiteks ja Korsika vist on ka, kus on vähe teistmoodi need asjad. Aga eks see koroonakriis või üldine selline kriis on teinud selle sarja teistsuguseks veidi. Minule isiklikult ütleks, et veidi sobivamaks, põnevamaks ja jälgitavamaks selles mõttes, et päev on küll pikk, laupäevane päev siis tõenäoliselt. Aga ei ole sellist venitamist, et kõik käib korraga, kähku ära ja asi selge. No kokku siis katsekilomeetreid 221, millest täna sõidetakse 25,22 ja homme siis kõige pikim päev, nagu ikka laupäeviti, 107,38 ja viimasel päeval jääb ka ikkagi päris korralikult veel sõita, 88,7. Palju sa oled kursis nende katsete erinevusega? Milliseid katseid võime oodata täna, milliseid homme, milliseid pühapäeval? Et on nendel üldse mingit erinevust või kõik on loterii? Ma ei oska praegu katse nimedena öelda, et ma ei ole seda listi vaadanud, kus mis on, aga seal on küll jah, et seal on osasid katsed, kus on tegelikult pinnas päris okei, mis ei lähe nii katki. Et täpselt nagu oli ka meil Rally Estonial näha, et osad lõigud on, mis ka peale 4 ringi, mingid lõigud, mida läbiti, püsisid päris okeid ja mingid lõigud on, mis on pärast 10 autot juba põhimõtteliselt läbitamatud. Et seal on samamoodi, et seal on katseid, mis kindlasti ei lähe nii katki. Ja seal on ka kindlasti teine strateegia, et kust tuleb peale hoida täiega. Osad katsed on, mis on reaalselt peale mõnda autot juba suht katki, et, ja suured kivid rööpas, kust tuleb kindlasti jälgida, aga mitte tagasi hoida, et sa jälgid lihtsalt väga tähelepanelikult olukorda, rööbast, joont. Ja nagu Estonialgi oli selles mõttes tuli ette, et keset joont on jalgpalli suurune kivi, et midagi teha ja tuleb kiiresti otsas vastu võtta, mida teha ja kui on võimalus veel kuidagi ümber põigata, ümber kivi ja kui ei ole, siis loota, et see terveks jääb, et kindlasti tuleb täpselt samasuguseid olukordi seal. No nii palju, kui hommikul WRC All Live'i otseülekandes räägiti, siis sõitjad olevat peale Rajaga tutvumist öelnud, et teed on nagu paremaks läinud võrreldes eelmise aastaga. Ja teid ju tegelikult, ma arvan, paar nädalat tagasi olid veel liikusid pildid, kus ehitati teid, mis on selle aasta pluss, et esivelisi autosi pole.
Need ka lõhuvad tegelikult päris palju seda teed. Et ega tegelikult jah, ei oska öelda, mis seal tulema hakkab selles mõttes, et olukord on veidi teine. Oluliselt vähem autosi on stardis. Pole esiveolisi autosi. Teid on kohati parandatud, tugevamaks tehtud. Aga eks selles mõttes nad ei jõua kõiki katseid ilmselgelt parandada ja tugevdada, et ralli jooksul hakkame nägema, mis tuleb, mis katsed esimesel ringil juba katki on, mis katsed püsivad tervena esimene ring ja sealt juba tehakse järgmise ringi strateegia. No 26 autot nimekirjas, peast nüüd ei mäleta, palju Rally Estonial oli, aga 70, noh, ikkagi vasti rohkem. Yeah. See annabki juba selle idee, et 2 ringi käib ära, siis autosi pole ikka nii palju, kui Estonial peale esimest ringi läbi käinud. Kindlasti teebki vähe huvitavamaks selle olukorra ka, et sõitjad on harjunud Türgis sõitma väga kätkistel teedel. Kui neid autosi on nii vähe, siis need, ütleme, legendi, mis on märgitud eelmisest aastast kohad, et kus tee läheb ikka väga kätki ja mõistlik nagu vaadata, et kuhu sa lähed ja mida teed, et nendes kohtades see aasta ei pruugi seda olla ja saab minna täiega, et huvitavad hakkavad need katselõpu kommentaarid, ma arvan, olema, et kuidas nad oma eelmise aasta legendiga nii-öelda hakkama saavad. No Neville otsustas täna esimese katse lõpus kommentaaridest loobuda, olles minu arust WRC meestest ainus, kes seda tegi. Jah, ei oskagi öelda, kas antud olukorrast maailmas ei soovi rääkida või mis iganes põhjus seal oli või oli üpriski kuum oli seal tegelikult täna hommikul ka, et autotembid võib-olla nii kõrged, et kähku edasi liikuma. No mis veel pärast Shakedowni öeldi, et kindlasti kõik katsed sellised ei ole nagu Shakedown, et tegelikult nägime juba testikatsel üsna karmisid olusid testikatse kohta. Ja nagu kui tõenäosus, mis me arvasime, et umbes 3 autol võis ref katki minna, et Shakedowni kohta on seda ilmselgelt palju. Selle lühikese katse kohta, mis ta pikkust oli? 4,7 kilomeetrit, et kindlasti, kui mehed ütlevad, et kõik katsed ei ole sellised ja ilmselgelt ei olegi, et ju võiks olla mõned katsed ralli peale, kus saab nii-öelda mure vabalt panna. Türgi ralli omapära huvitav on ka see, et punktikatse on üsna lühike, 6,2 ainult. Jah, midagi täiesti teistsugust kui Eestis oli. Et ma arvan, et äkki Eestis isegi võis olla selline üks pikimaid punktikatseid äkki, mis üldse on olnud. Täiesti vabalt. Et Türgi see vastu võib olla üks lühemaid. Aga see lühik katse ka kindlasti Power Stage'il selles mõttes toob võib-olla rohkem põnevust, et vahed püsivad väiksemad. Et Estonial ka need vahed, esimesed paar venda olid päris ühes augus, aga teised tulid tagant ikkagi juba kaotusega järgi. Et mida lühem katse ilmselgelt, siis on ka väiksemad ajavahed. Võib tulla päris põnev. Rääkides veel mõnest teemast, siis mis sa arvad? On see Sebastian Loebi luigelaul, nagu siin mõnes kohas öeldakse, et tegelikult mees on mõista andud, et pikalt enam WRC sarjas ei ole ja arvestades seda hooaega, mis lühikeseks jäi, tal pidi tegelikult olema pooled etapid lepingu järgi Hyundai autoga sel hooajal, aga tõsiselt, on see tõesti tema lehvitus? Ma hullult austan teda. Ta meeldib mulle väga, aga mis iganes otsuse teeb, ma arvan, et võiks selle koha anda mõnele noorele. Et ta ju selles mõttes lihtsalt tegelikult naudib rallisi. Tuleb, sõidab, teeb seda, mida ta kunagi professionaalse sportlasena tegi. Ma arvan, et seda võimalust võiks pigem kellelegi teisele anda. Ja eks seal on tegelikult neid sõitjaid ju järjest mõned veel. Lube on alt tulemas. Just. Ja tegelikult ka ma ei tea, kui palju lepingu järgi Sordol rallis oli. Et jällegi, Sordo on väga kiire vend. On vist juba kinnitatud, et tuleb Sardiinis tiitlit kaitsma. Aga et samamoodi temaga. Et ei oska öelda, mis stiilid seal on või miks ta seal veel sõidab. Ma räägin, et ta on kiire vend. Kindlasti on kiire vend. Aga jällegi
võib-olla veel kiiremaid vende, siis istub kodus. Et kes võiks mingi võimaluse saada, et neid nii-öelda vanamehi, mitte et nad nüüd vanuse poolest nüüd hullult vanad oleks, et võib-olla oleks aeg kõrvale panna ja hakata katsetama mõnda uut. Absoluutselt. Lööb on siis öelnud, et ei tea veel, kas paneb veel WRC-s mingi programmi alusel või siis keskendub rohkem Dakari rallile, et või läheb üldse erru, mine tea. No erru, ma arvan, tema ei lähe vist kunagi. Ta leiab alati mingisuguse auto, kuhu istuda ja tundub, et see Dakar talle väga meeldis ka, et see on ma arvan, et see on väljakutse talle, et muud asjad, kus ta on, et ta teab, mida ta teeb, ei ole nagu keeruline tal. Vahet ei ole, kas see oli rallikross või ringrada või siis rallit, et ta on nii palju nendes autodes istunud, ta teab täpselt nagu, mida teha. Aga Dakar on, ma arvan, talle ka väljakutse, et ma usun, et ta teeb seda edasi. Et see on ta jaoks lihtsalt midagi, kus ta ei olnud esimese sõiduga kohe kõige parem. Järelikult ta läheb tagasi sinna nii kauaks, kuni ta on kõige parem. Ja viimasele teemana ma tahtsin sinu arvamust küsida, et hetkel me oleme arvestanud, et meil on 3 etappi ralli lõpuni, aga siin käivad väiksed sahinad ka Monza kohta, et Monza ringrajal tehakse mingi ralli. Ilmselt tuleb see väga lühike ralli. Et kuidas see psühholoogiliselt taktikamängudes ja üldse sõitjad võib mõjutada, et sa ei tea, kas sul on lõpuni 3 või 4 rallit. Hetkel on 3. Kas sa pead minema starti siis mõttega, et hetkel ongi 3? Ja kindlasti tuleb, sest Monza on selles mõttes, et pigem ütleks selline kahtlane variant minu meelest, et see võetakse kalendrisse. Midagi ma kuulsin, et võib-olla tuleb sarnaselt eelmise aasta Estoniaga, et selline promotional event. Et lihtsalt autod sõidaksid, aga ta on piisavalt lühike, et punkte sellest ei ole mõtet anda. Et muidugi tuleb arvestada, et 3 rallit on minna ja vaadata, mis üldse saab selles mõttes, et ega kellegile see aasta, ma arvan, et pahaks ei panda, kui oodatud tulemust ei tule. Et iga sõit on erinev ja me ei tea, iga tiimi see ettevalmistus on olnud erinev enne Estoniat, kui me siis tagasi tulime selle sarja. Et eks nad kõik ise teavad, kui palju nad on saanud trenni teha, kui palju ettevalmistusi ja kui palju on garaažis tööd tehtud, et las see hooaeg olla nagu ta on. Et ma ei teeks ühtegi suurt järeldust sellest hooajast ja loodame lihtsalt, et me saame järgmine aasta vähekenegi tihedama kalendriga jätkata, et siis oleks juba kõik lahe, et proovime siis, ma arvan, selle 2020 unustada, et umbes 5 aasta pärast me ei hinda selle järgi neid sõiteid, mida nad 2020 tegid. No nii palju, kui minul jäi Rally Estoniast mulje, et kõik sõitjad on ühel meelel, et jumal tänatud, et me üldse sõita saame. Ja selles mõttes ilmselgelt, et hullem oleks olnud see, kui öeldakse, et lõpetame selle hooaja üldse ära, et erinevate sarjadega on seda ju tehtud. Et loomulikult vähemalt midagigi saab teha, et ega tippsportlasena seal kodus istuda ei ole üldse lõbus, kui sa oled harjunud enamus aastast veetma ringireisides, autoga sõites, testides, arendades, et seal kodus ei ole kindlasti lõbus istuda. No tegelikult me ei saa ju olla 100% kindlad, et need 3 rallit ka täies pikkuses toimuvad, et me nägime, mis juhtus Mehhikos, viimane päev jäi ära, pärast seda eetrivaikus on ju. Jah. Et ega seal on teisi masinaklasse ka, eriti huvitav on olukord junior WRC-ga tegelikult, et kus siis peaks auhind välja andma R5 auto, aga etappe on tänaseks olnud 2. Tõenäoliselt peaks Sardiinia tulema veel 3. Belgia ka äkki. Ja Belgia äkki, ja kõik on selles mõttes lahtine, et samamoodi ma kuulsin palju siin Eestis, et sõitjad tahaks nagu aru saada, mida nad tegema peavad, et keegi pole neile ühtegi asja öelnud, mis saab. Ilmselt keegi ei teagi, mis saab. Rally Estonia oli selline olukord, kus mehed ei teadnud, mis Türgiski saab. No just, et ütleme, jätame WRC sarja või WRC masinaklassi selles mõttes kõrvale, et nemad lihtsalt tööna seda, aga tegelikult on vähe karmim on see WRC 2 või WRC 3 tähendab erasõitjad ja junior WRC, kus vanad nad räigelt vaevad seda raha kokku saada.
ja siis sa sõidad selle hooaja ära ja pärast öeldakse, et kuule, et ei, et auhinda ei saa, et no samamoodi praegu tegelikult, kes junior WRC sarja liider on Martin Sesk, ütles, et kui praegu öeldakse, et auhinda ei saa, ta pakiks kohe asjad kokku, läheks koju ära, et see on nagu hoiaks raha ilmselt järgmiseks hooajaks kokku, et siin ei ole mõtet kulutada seda, et alati saab trenne teha ja kodus sõita, mida iganes, et kätt sooja sõida, aga selle jaoks ei pea siis tulema MM-i panema, kus ta on ainult sellepärast, et auhind võita, on ju. Et seal on nagu selles mõttes kogu see asi palju keerulisem kui WRC meeste poole pealt. Nemad lihtsalt tulevad ja teevad oma tööd, nad saavad oma palga niikuinii kätte. Aga jah, väiksemad masinaklassid, et seal on see küsimus palju raskem. Nii on. Täna õhtul siis 17.08 esimene kiiruskatse, 18.21 kohe teine kiiruskatse otsa ja service'isse tulevad mehed 19.51. Ajad on, kui te kuskilt vaatate, siis on Eesti ja Türgi on sama aeg. Ja homme 8.45 läheb lahti siis ralli pikim katse 31,7 kilomeetrit. No see tundub nendes mägedes, nende kurvidega ikka, ma ei kujuta ette, mis aeg võib seal tulla? No peab vaatama, mis see keskmine kiirus varasemalt on olnud seal katsetel, aga väga pikk katse. Jaa, seal kindlasti tuleb ette rehvi ülekuumenemist. Huvitav oleks tegelikult, ma ei ole tegelikult väga uurinud ka, et mida Michelin ütles Estonia kohta, et päris paljudel tuli protektor maha rehvilt. Millest see tuli, kuskilt käis mingi kõlakas läbi, et oli ka rehvi ülekuumenemist, mida väga ei usu. Aga mingi rehvi probleem oli. Rehvid ei olnud katki, vaid lihtsalt viskas protektori maha. Et kui see oleks ülekuumenemises, siis ma ei tea, varasemalt nagu ei mäleta sellist asja, kas seal on mingisugune tootmisviga sees või mis toimub, et siis sellist samasugust asja võiks ka hakata tulema Türgis, kus kindlasti need rehvid ülekuumenevad, eriti 30 kraadi. Jah, et päris huvitav saab selles mõttes olema kindlasti. Ja kuumusest tingituna võib ju ka ette tulla igased muid imelikke katkestamisi. Me oleme näinud, et Grand Prix'i auto on täiesti maha põlenud näiteks Türgi rallil. Loomulikult ülekuumenemine, auto ülekuumenemine, veetembi ülesminek ja eriti nii kivine ralli, et vabalt see radikas katki või saab kivi täkke kuskilt sisse, et see on nii lihtne. See võib teha nagu täiesti selles mõttes suurt viga, et kuskilt hakkab midagi tilkuma ja ega palju pole vaja, et see auto seal katse peal jõud läinud oleks, et kuidagi see katse lõppu saada ja remontima hakata. Et see kuumus auto jaoks kindlasti hea ei ole. Et jah, ma olen näinud, kuidas need autod maha põlevad. No olen kuulnud, et Kajetanovitši autost vist on tehtud selline pilt, et kus temperatuuri näitas 90. Ma arvan, et see on ikkagi laus päikese käes päris kaua seisnud auto, aga ikkagi. Jah, selles mõttes, et kui tema autoga must vist on, et tihti peale vähemalt katus jätakse valgeks, et nii palju kuumust ligi ei tõmbaks nendel rallidel. Aga ei, see võib täiesti reaalne olla, et sõidu ajal küll temp selliseks ei lähe selle autos sees, sest õhku ikkagi saab peale panna endale ülevalt õhuvõttu avast. Aga see temperatuur autos võib vabalt sinna 60 ringi ikka minna, et meestel ka päris keeruline. Just kuskil kuulsin, et Teemu Suninen tegi CrossFiti treeningut juba kuskil oleks sauna pärast MyFitnessi Tallinnas. Ei saab ikka Lapist oli ikka mingid saunavideod. Ja, et see ongi nende test. Just, et M-spordi meeste test, et sauna minna. Õnneks on mõlemad soomlased, et neile meeldib see kuumus ilmselt. Aga vaatame, kas soomlased saavad siin kiired olema. Igatahes, kui kellelgi on mingi küsimusi ralli jooksul tekib, siis saame nendele vastatud laupäeva ja pühapäeva õhtuti. Saatke need küsimused kuueskaik@delfi.ee ja kui kellelgi on meid mugavam kuulata SoundCloudist, Apple podcastist, Google podcastist, iTunesist, Spotifyst või mõnest muust podcasti rakendusest, siis tehke seda. Samuti meie täname ja oleme homme pärast viimast kiiruskatset uuesti eetris. Aitäh! Tänud! Kuues käik.